Ja tere tulemast tagasi. Võluväel on siis kõik Welcome back. saab kenasti edasi suhelda olemas. Ma praegu lühidalt ütlen veel eesti keeles seda, et kõiki tänaseid ettekandeid loodetavasti juba lähipäevadel saate leida näiteks Teabekeskuse kodulehelt ja sama jutt käib ka tänase seminari video kohta, et ka see on hiljem kättesaadav, et mõned täpsustavad tööd selle juures ja siis see kõik, mis täna kuuldud ja nähtud, peaks olema ka teie jaoks ajalukku salvestatud. Aga nüüd siis teie lahkel loal ootame ka teid, kes te meid vaatate veebi vahendusel, arutelus kaasa lööma, et näete siis, et viimase punkti juures, milleks on siis paneeldiskussioon, aruteluring, on samamoodi olemas Q&A ehk siis küsimuste vooru nupukene, et olge head, pange sinna kirja oma mõtted ja küsimused ja proovime meid siis jõudumööda ka siin osalistelt küsida. Aga olen ka jõudnud ise mõned mõtted kirja panna ja võib-olla siis nendest ka alustame, nii et ma nüüd lülitun ümber uuesti inglise keelele. So I'll switch to English now. Kui kõigile sobib, jätkame inglise keeles. Ja sissejuhatuseks ja soojenduseks tekkis mõte. Kas on uudiseid, mida täna siin kuulsite või midagi uut või lihtsustatumalt, mis on teie esimene tagasiside tänasest seminarist, kas midagi üllatas ja kui ei üllatanud, siis mis on teie esmamulje ja tagasivaade? Palun, alustage teie. Suur tänu. Mina leidsin tänase päeva olevat väga värskendava, kuidas inimesed siin suhtlevad. Mulle väga meeldib uurimustöö ja see uurimustöö, mis Eestis on läbi viidud, eriti jõgedest, järvedest, rannikualadest, nii et see jättis väga hea mulje. Suur tänu, meil on olnud rõõm, et te meist nii soojalt arvate. Ja me võime jätkata Lauriga, kas on midagi uut, mis on tagasivaade tänasele? Mulle pakkus suurt huvi, kui tugev mõju on selle toiduahela vältel, eriti just selle röövlinnu seisukohast, kuidas see ulatub bakteriaalsele tasandile ja kui hästi see oli välja toodud. Aitäh! Gunter, väga tore, et täna siin viibite, et olete kuulanud meist seminari algusest. Kas teil oli midagi uut, mida te avastasite või kui ei olnud, siis mis on need peamised mõtted, mida te kirja panite tänasest? Ma märkasin, et need tingimused on väga erinevad Euroopas. Näiteks Eestis ei ole selliseid mägijõgesid, kus oleks väga palju herbivoorseid kalu. Nii et ma ei ole otseselt sellisele dünaamikale süvenenud seoses kormoranidega ja loomulikult andmeid, väga palju andmeid, mida Niels välja tõi, oli väga dramaatilised. Nii et jah, see tõepoolest pani mind mõtlema nende aspektide üle, mis on seotud kormorani konfliktiga, aga samuti muudab see mind ettevaatlikuks, kas me saame Euroopa ülese ohjekava kormoranidele. Jah, me võimegi siit edasi liikuda mõne hetke pärast, aga äkki Niels lisate midagi omalt poolt? Midagi, mis oli uut või midagi, mis meelde tuleb? Jah, ma olen ühenduses inimestega ja ma räägin Markuse ja teistega päris tihti, nii et ma ei ole üliüllatunud, aga ma olen iga kord üllatunud, kui ma siia tulen. Vaadata, kui palju kalu teil on järvedes ja jõgedes ja rannikualal, see on vapustav, see on nii tore, ma olen nii kade. Ma tahaksin lausa ise Eestisse kolida, aga loomulikult, mida mina endaga kaasa võtan, on see, et on võimalik kasutada neid luid räppetombu analüüsiks
see on minu jaoks midagi, mis on väga huvitav, et mulle väga meeldivad need arutelud, sest siin tekivad alati sellised küsimused, mille peale ma ise ei mõtleks. Võib-olla me liigume nüüd keerulisemate küsimusteni. Kui näiteks keegi vaatas tänast seminari ja lisas oma kommentaarid või pani endale midagi kirja, mida te ütleksite vaatajale, kes on vaadanud seda seminari ja jõudnud järeldusele, et see probleem on must ja valge? Kas see on tõepoolest nii või vaidleksite te, et suurest pildist on justkui midagi puudu? Ma ei tea, kes soovib alustada. Mina võin alustada, ma arvan, et see on väga huvitav asi. See on väga lihtne, väga paljud inimesed nii mõtlevadki. Meie näeme seda igapäevaselt, meil ei ole mingeid probleeme peale kormoranide. Ja muidugi on probleemid ja nagu Karola ütles, me ei lahenda siin kõiki probleeme. Ja nagu ka teie ütlesite, meil on nii erinevad tingimused. Kui inimesed mõtlevad kormoranidele Portugalis, siis ainus asi, millele nad mõtlevad, on need laiad põllumajandusega seotud või siis Baierimaal on ka kontsentreeritud alad ja see ei ole mitte juhuslik, et me oleme neid uurimustöid läbi viinud, sellepärast et meie probleem on väga tõsine. Meil on väga palju kormorane olnud väga pikka aega ja ka Briti saartel on väga palju konflikte, aga neil on nii vähe kormorane võrreldes meiega, aga samuti on neil väga palju konflikte tekkinud. Nad on leidnud inimesi, kes aitaks neil reguleerida kormorane. Aga kui nad tulevad Taani ja kuulevad nendest arvudest, mis meil esinevad, on nad tõepoolest üllatunud. Nii et ma arvan, et need tingimused on niivõrd erinevad erinevates riikides, et see on midagi, mida tasub samuti meeles pidada. See kindlasti ei ole mustvalge. Ja kui mina käin rannikualadel ja mis ei ole väga populaarne, sest meil on väga suur poliitiline arutelu eutrofeerumisest. Rannikualased süsteemid on kokku varisemas ja põhjus, miks enamik sellega nõus on sellepärast, et seal on põllumajanduslikud toitained ja hapniku vähesus, sest et kui me uurimusi läbi viime ja arve kokku lisama, siis need numbrid ei anna kokku, nii et kormoranid selgitus on heaks alternatiiviks, aga ma ei suuda seda dokumenteerida probleemina. Ma saan öelda, et nendes tingimustes on see põhiprobleemiks ja ma saan öelda, et praegu on kormoranid kõige suurem probleem. See ei ole enam kalandustööstus, aga miks on kormoranid nii olulised? Ja siis ütlevad teise poole esindajad sellepärast, et meil ei ole enam hapnikusisaldust alles, kõik kalad on surutud rannikualadele ja kormoranid söövad nad ära, et nad arvavad, et juurpõhjus on mujal peidus, mitte kormoranides, aga me peamegi tegema tööd sellega, mis info meil olemas on. Gundar, mis on teie mõtted? Kas see on niivõrd mustvalge? Ökosüsteemid on väga keerulised ja kui mina mõtlen kormoranide konflikti peale, siis ma mõtlen alati Mao Zedongi kampaania peale 50ndatel ja 60ndatel. Nad tahtsid hävitada närilisi ja sääski ja ka varblasi, nii et nad tapsid miljoneid varblasi, et kaitsta seemneid, aga siis selgus, et need söövad ka väikeseid putukaid. Lisaks teraviljale, nii et saabus näljahäda. Ja see paneb mind samuti mõtlema, et äkki on midagi kormoranide puhul ka head. Me oleme alati keskendunud sellele negatiivsele, mis kormoranidega seotud on, et keegi isegi ei uuri, kas võib olla ka midagi positiivset. Nii et ma mõtlen näiteks seda, et kui kormorant sööb
kahjureid ja nemad jälle linnumune, siis äkki see aitab ökosüsteemi ja kalapopulatsioone läbi siis ogalike ja linnumunade. Nii et see on minu arvamus sellest mustvalgest olukorrast. Karola, ma pöördun teie poole selle küsimusega läbi selle, et kas on midagi puudu selles suures pildis, kui me tegeleme sellega lihtsa mustvalge küsimusena? Jah, ma ütleksin küll ökoloogilisest vaatest, nagu Gunther juba selgitas, aga samuti meil ei ole ka seda eetilist vaatenurka. Meil ei ole halba liiki või head liiki. Nad on omaette väärtus, nii et nad võivad tekitada küll probleeme, mitte ainuüksi ise. Võib-olla olen inimene sellest kaasa aidanud, aga on ka selline eetiline aspekt, mida me ei ole siin arutanud. Jah, suur tänu, Lauri, võttes kokku see, kuidas aidata inimesi, kes on kas väga konkreetselt uskumas seda, et see on väga lihtne küsimus, me teame, kuidas seda lahendada. Kuidas peaksime neile inimestele öelda? Kas me tegeleme sellega liiga lihtsast vaatenurgast? Ei, ma ei usu, et see on liiga lihtne vaatenurk, see on lihtsalt üks surve looduses. Ja nagu me nägime ka ettekandest varasemalt, on loodus ju tegelikult väga keeruline süsteem ja kui me mõtleme ükskõik milliste asurkondade peale, peame meeles pidama ka seda, et kõige tõhusam, mis seda keskkonna kasvu edendab, on see tingimus, mis on kõige vähem edendatud ja kormoranide kaladega me näeme, et meil on üks väga konkreetne surve. Meil on ka teisi surveid, sest me ei tohiks unustada, et metslooma elu ei ole õnnelik hipielu. See on väga keeruline ellujäämisvõitlus. Ja kui me lisame kõik need erinevad surved, siis ei ole vahet, milline on see viimane õlekõrs. Sest me elame reguleerimata keskkonnas. Me ei saa minna tagasi eelajaloolisse aega, aga me saame säilitada bioloogilist mitmekesisust oma süsteemis. Nii et see ei ole niivõrd must ja valge, aga me peame haarama kinni sellest, millest me saame. Mõistan, mida ütlete, aga enne kui me liigume edasi järgmiste küsimustega, ma pöördun teie poole, sest ma näen, et keegi on kirja pannud kommentaari. Las ma loen ühe ette. Ja siin on kirjas, et ökoloogilises mõttes on mure arusaadav. Kalurid tunduvad kormoranide probleemi majanduslikes mõttes välja toovad, aga on keeruline mõista, kuidas see lahendusele kaasa aitab. Ma ei tea, see on pigem kommentaari nägu, aga kas te aitaksite ehk sellisele kommentaarile vastata? Võib-olla Karola? Jaa. Ma ütleksin, et see on ta üsna keeruline selgitada. Kormoranid peavad kala sööma, inimesed ei pea. No nagu ma enne ütlesin, aga samas me ei saa oma ühte toiduallikat või oma tööstusharuga välja võtta. Söömiseks kala püüdmine pole iseenesest halb. Me oleme seda pikka aega teinud. Nii et asi ei ole selles, et kõik kalurid on halvad inimesed, sellepärast, et nad tahavad kala süüa või püüda ja kasu teenida. Nii et seda peab olema samuti võimalik teha, aga loomulikult ei saa see viia selleni, et teatud liik sureb välja. Teisalt tuleb meil kalavarusid kalurite eest kaitsta, aga meil tuleb kalavarusid kaitsta ka kalurite jaoks lindude eest, nii et meil on siin väga-väga keeruline olukord. Gunther, võib-olla teil on midagi lisada või võib-olla vastu vaielda sellele kommentaarile?
veidi ehk kõrvalepõige, aga ma arvan, et kormoranide mõju ökosüsteemile, kui selle peale mõelda, siis püüan ma alati ajalooliselt vaadata, et kormoranide liike on olnud juba 10 miljoneid aastaid olemas, kui ma õigesti mäletan. Ja see probleem, et kormoranid söövad kõik kalad ära, tekkis siis, kui inimesed on ökosüsteemile muret tekitavalt suuri muutusi kaasa toonud. Nii et ma mõtlen, et kas see probleem on kormoranides või inimestes või nende kahe koosmõjus. Lihtsalt vastus sellele ei ole, ma tean. Väga keeruline teema. Ja aitäh selle vaatenurga eest. Üks küsimus on publikult. Võtame sealt ühe mikrofoni veel, nii et meil ajasin neid segamini. Üks printer toob kenasti mikrofoni kohale. Kes te olete ja mis on küsimus? Markus Vetemaa, Eesti Mereinstituut. Eelmises ettekandes rääkis Niils asjadest, mida ma teadsin, aga tegelikult ma olen nüüd väga häiritud ja kurb, sellepärast, et ma nägin jälle, et Taani, Eestis me arvame, et Taani on väga arenenud, väga tore rahvas ja riik, aga kui seal toimub selliseid asju, siis ma olen tõeliselt masenduses ja pessimistlik selle suhtes, mis toimub. Ja kui ma mõtlen selle peale, mida annaks teha, ja ma tunnen veidi kehvasti selle pärast, et öeldi, et me nüüd kuidagi kasvatame või aretame kormorane, hüüame neid eksportida, no mitte päris, eks ole. Aga kõigepealt, kommentaar võib-olla kõigile. Günter, ma arvan, et teie elu ei ole lihtne sellepärast, et paljud ütlevad, et ornitoloogid on kõige taga. Suur tänu, et te siia täna kohale siiski tulite ja oma teadmistega arutelu panustate. Minu küsimus on väga praktiline. Räägite Eesti kormoranide kavast ja seal on ka eesmärk leppida kokku kormoranide maksimumarvus. Gunter, kas te isiklikult või teadlaste esindajana arvate, et on võimalik selline arv kokku leppida, kui me näiteks ütleme, et põdrad või metssead, nendel peaks ka mingi piirarvu paika panema. Mis te arvate, kas kormoranide piirarvu on võimalik paika panna, seepärast, et me teame enam-vähem, et linnuvaatlejad ja ornitoloogid on võib-olla peamised takistajad. Aitäh! Eesti ornitoloogide ühingus oleme aastaid rääkinud seda, et meil tuleb vaadata, milline on kormoranide kiskluse mõju rannakalade ja asurkondadele. Seepärast, et kui me ei tea, milliseid asurkondi me püüame kaitsta, siis ei saa me mõõta seda, milline on kormoranide tapmise või munade õlitamise pikaajaline mõju. Me ei tea, millal lõpetada, kui meil ei ole mingit kvantitatiivset näitajat, mida analüüsida. Ei saa näiteks öelda, et nüüd on kalavarud taastunud ja võime kormoranide tapmise või munade õlitamise lõpetada. Nii et meil on vaja mingeid kvantitatiivseid mõõtmisi selle tarbeks ja sellepärast oleme ka mitu korda kohtusse pöördunud. Nagu Niils ütles, on meil vaja andmeid, et tõendada. Ma arvan, et kormoranide arv sõltub mõjust, mida nad avaldavad. Kui see on selliste andmete põhjal võimalik välja arutada. Aga ornitoloogi vaatepunktist oleme ka väga hirmul selles osas, et võib-olla kalatööstus arvates oleks kormoranide arv isegi väga väike praegu, sellepärast, et kui meil oleks võib-olla 4 korda rohkem olnud aastal 2012 kormorane, siis ka siis me õlitasime mune, et me ei saa
40 000 paarilt 10 000 vähendada ühtäkki need asurkonda või peaksime isegi 5000 peale vähendame ja on öeldud ka seda, et meil on Eestis vaja ainult 2 kormorani ja me peaksid mõlemad paiknema muuseumis. Nii et see on ka selline äärmuslik vaade. See on minu arvamus. Niil, soovisite ka midagi lisada? Jaa. Üsna oluline on seda asja uurida. Mina olen justkui kalade Mordor. Nagu Marko ütles, mul on olnud aega selle üle järele mõelda ja kui me räägime sellistel teemadel, siis alati taandub see sellele, et kas me ühe või teise kõrvaldame. Keegi ei taha kormorane kõrvaldada. Võib-olla osad karurid küll, aga kõik, kes töötavad kaladega, vähemalt minu tutvuskonnas, neile meeldivad kormoranid ja nad olid väga õnnelikud, kui kormoranid naasid, sellepärast et aastaid kormorane polnud. Nad on väga naljakad linnud, keda vaadelda ja loomulikult me ei saa leppida sellega, et me jääme kõikidest kaladest ilma. Ma näitasin, et me oleme Harjuse asurkonnast jäänud, kes on olnud juba väga ammusest ajast meil Taanis olemas. Ja võib-olla saab teiste asurkondadega asendada, aga geneetilise komponendi ei ole me juba kaotanud, nii et elurikkus on vähenenud, mis on suur probleem. Elurikkus kormoranide lõikes ei väheneks, sellepärast et me ei tahaks eales jõuda selleni, et Taanis oleks ainult 2000 või 3000 paari. Te nägite mu graafikut, eksponentsiaalset kasvu, mis tasandus 4000 paari peal ja sel hetkel oleks me tegelikult natukene pidanud tapma, võib-olla 50% oleks piisanud sellepärast, et siis me oleks jätkuvalt asurkonda alal hoidnud, toitu oleks olnud. Kui 20 aastat tagasi olid tulemused hullem või tingimused hullemad, seepärast, et eutrofeerumist oli rohkem, me võiks vabalt ka kormoranid ära toidetud saada, sellepärast, et oleks piisavalt petikaid ja kormoranid võiksid süüa kõike, mida soovivad. Probleem on selles, et kui tulla arvudes alla, siis näiteks hakate vähendama ka seda, kui pikki kalu sellest toiduahelas süüakse, ehk siis kormoranid söövad aina väiksemaid, lühemaid kalu ja see võib linnule aina suuremat mõju avaldada, nii et me ei ole praegu saavutanud olukorda, mis kõigile meeldaks. Ja ma soovin, et te saaksite Eestis vähemalt veidigi asja tasakaalu viia. Et võib-olla asurkonda selle 10% raames kärpida. Ja kõik loomad looduses saavutavad teatud taseme, kui neil ei ole piisavalt häid pesitsustingimusi või ei ole liiga palju kiskjaid, siis taandub asi nende jaoks toidule. Jah, loomulikult, kui talved on külmemad, siis võib-olla kormorane on ka vähem ja teil läheb palju paremini. Aga väga hea kaitse kormoranide vastu on jää. Ja me näeme, et kliima siiski pigem soojeneb. Ma loodan, et tuleb veel küsimusi veebis. Karola, palun teie mõtted ka. Ja ma tahtsin lisada nende mõjude kohta ja loomulikult ma saan aru, et ornitoloogide väitel nad tahavad näha mõju ja siis alles räägime asjast. Probleem on selles, et need kormoranid, kes siin hauduvad või pesitsevad, siin mõju ei avalda, aga avaldavad mujal. Mina olen pärit nendelt elupaikade aladelt, kus nad käivad talvitumas. Meie ei saa seda mõju seal reguleerida. Kormoranidele näiteks talvel jahti pidades. Ma arvan, et see on üle-euroopaline probleem. Me peame asja vaatama Euroopa üleselt, mitte ainult ühe riigi põhiselt või nagu Saksamaal ühe liidumaa põhiselt. Ja jõuamegi tagasi osade küsimuste juurde, mida ma tahaksin küsida. Võib-olla mitte tempo mahatõmbamiseks, aga mis te arvate? Mida arvata kormoranist kui linnust? Mida teie asjatundjatena arvate? Miks on kormoranid nii tõhusad selles, mida me teeme? Et me peame nüüd tundide kaupa, päevade ja aastate kaupa nendest rääkima. Mis nad nii eriliseks muudab? Ütleme, et selliseks
lindudeks, kes suudavad kala püüda. Minult on seda ajakirjanikud korduvalt küsinud ja tihti küsivad ajakirjanikud mu käest, kas on tõesti oluline, et rannikualadel ja jõgedes üldse kalad oleks, miks need kalad peaks seal olema, siis ma ütlen, et olgu, sellele ma küll vastata ei saa. Ma ütlesin, et ma ei tea ühtegi teist kiskjat, kellel oleks niivõrd suur toidulaud, mille vahel valida, toiduvalik, ja kes niivõrd sügaval, näiteks selge veega vees 30 meetri sügavusel, väga sügaval suudaks elutseda. Ja nagu Gunther ütles, mis juhtus enne, kui inimesed tekkisid, no ka selle peale tasuks mõelda. Ma ütlen alati, et keegi ei tea kunagi, mis see süsteem võis tollal olla. Ma arvan, et kiviajal olid kormoranid inimeste jaoks hea toiduallikas, sellepärast, et neil olid sobivad muunad ja tibud, millest võib-olla toitu valmistada, ja ma usun, et sellised kiviaegsed köögid sisaldavad, või kui me leiaks sellised kööki, sisaldaksid väga palju ka kormoranide korjuseid. Kui nüüd vaadata tuhandeid aastaid Euroopa ajaloost tagasi, siis on võimalik järeldada tõesti, et kormoranid on siin tuhandeid aastaid olnud, aga võib-olla 50 000 paari. Ja nüüd on juba peaaegu 500 000 paari, nii et see arvukuse tase on märkimisväärselt erinev. Kui nüüd võelda füüsilise poole pealt, siis võib-olla Lauri, teie linnuinimesena võiks rääkida, miks on kormoranid nii suutlikud, miks nad suudavad nii hästi kala kinni püüda, teised mitte. Nad on selleks täiuslikult kohanenud, kuna nad on üsna head kiskja linnud, röövlinnud, ja loomulikult, kui me räägime Lääneperest, siis tuleb silmas pidada, et näiteks Eesti ranniku puhul on kormoranid alles uus nähtus. Enamikul laidudel, kus nad praegu pesitsevad, pole kormorane kunagi varem olnud. Meil ei ole selliseid kormoranide alaliike kunagi varem olnud ja nad on jõudnud täiesti uude piirkonda. Ja inimkond on alles nüüd jõudmas üksmeelele selles osas, kuidas looduskaitsega tegeleda. Me teame, et laiud on praegu täielikult looduskaitsealad, kus inimesed ei tohi midagi teha. Ja tavaliselt võetakse imetaja kiskjad sealt saarelt üsna kiiresti ära seeläbi. Nii et me oleme tegelikult ühele tõeliselt edukale kiskjale loonud väga head pesitsemistingimused. Ja tegelikult pole ju vahet, kes konkreetsest asukohast kalad kõrvaldab, on see siis arvukas kormoranide kogukond või hoopis inimesed, ja väga palju on räägitud ka sel teemal, nagu te teate, siis merikotkad söövad üsna palju kormoranide tibusid. Tuleb vaadata ökoloogilist püramiidi. Kormoranide asukohana kontrollimiseks on vaja teatud kotkaste biomassi. Ja kotkaid piiravad peamiselt pesitsuspiirkonnad, mitte toit. Nii et kotkaste avaldatav surve kormoranidel ei ole nii suur. Me teame, et Poolas on näiteks ka pesukarud leidnud inimeste poolt väga laialdast kasutust teatud ohje meetmena. Aga me teame, et Eestis seda muidugi ei kaaluta, siin neid lihtsalt ei ole. Gunther, võib-olla sama küsimus ka teile. Miks te arvate, et kormoranid nii tõhusad on oma tegevuses ja toitumises? Loomulikult on ka teisi linde, kes söövad peamiselt või ainult kala. Miks on kormoranid nii võimsad? Nad näevad ja kuulevad väga hästi, näevad vees hästi. Aga mul on siinkohal öelda nii palju,
et Eestis on üks vanasõna, loodus tühja kohta ei salli. Ja ma arvan, et see tühi koht on inimeste tekitatud. Me oleme suuri kiskekalu liiga palju välja püüdnud ja me oleme väga palju eutrofeerumist põhjustanud, mis loomulikult ka mõjutab seda, et nendes eutrofeerunud piirkondades tekib väga palju väikekalu. Kormoranidel on vaja suurtes kolooniates elutsemiseks palju kalu ja nad kasutavad lihtsalt keskkonna olukorda ära, mida inimesed on loonud. Ma arvan, et pikaajalises mõttes tuleb meil lihtsalt sellega leppida ökosüsteemi tava olekusse enne inimeste tulekut, inimeste mõju tulekut pöörata ei saa. Siis me näeksime, kui me saaks seda teha, et kormoranide arv loomulikult langeb, aga mul on väga vähe usku selles, et inimesed jõuaksid eutrofeerumise eelses aega tagasi, sellepärast, et eutrofeerumine on tingitud meie põllumajandustavadest ja tööstusest ja nii edasi. Nii et ma kardan, et kormoranid jäävad veel aastateks probleemseks liigiks. Ja elame-näeme, kuidas kõik läheb. Kindla peale elame-näeme. On ka mõned käed siin publiku hulgas püsti, nii et kes oli esimene, Markus ja tema vist, ja siis jõuame Üllarini. Mul on üks väga praktiline küsimus, ma arvan, et me peame olema väga praktilised ja see on Nilsile see küsimus. Kui ma vaatasin teie ettekannet, ma sain aru, et te olete teinud nii palju häid uuringuid kõikidel teemadel ja Eestis oleme me selles kohas, kus et selle jaoks, et teha uurimusi, me peame midagi ka ära tõendama, aga see olemasolev rahastus on 10 korda väiksem ja ka aeg on lühike, sest asi ei ole selles, et teadlased tahavad läbi viia uurimusi, lähme uurime, mis toimub ja me dokumenteerime selle ära ja kirjutame siis publikatsiooni. Me peame tegema midagi, et tõestada, et need asjad vajavad tähelepanu ja küsimus on selles, et pidades meeles, et meie kalaliigid on samad ja mere ja jõed, järved on sarnased, et üldjoontes sarnased, siis milliseid uurimusi oleks meil oluline teha? Ja kas on ka mingisuguseid uurimusi, mida me saame üle võtta, sest me ei pea ju igat uurimust igas riigis kordama. Et kuidas teie seda näete? Jah. See on väga hea mõte, sest üks asi on aeg, teine asi on raha ja aeg on väga oluline. Me oleme läbi viinud uurimusi Taanis, kus kõik meie ümber varises põhimõtteliselt kokku ja kui ma hakkasin vaatama kormorandi, siis me olime nad vahepeal kõik maha küttinud, nii et me ei leidnudki isendeid, keda uurida, nii et me peame midagi tegema lühikese aja jooksul ja mis Markusele muret tekitab, on see, et kas me võtame tõendeid ühest uurimusest ja kanda nad üle teise olukorda. Näiteks Rootsis ja Taanis on olukord erinev, sest Rootsis nad midagi ei uurinud, aga neil on väga palju konflikte ja nad tihti kutsuvad mind sinna eksperdina, nii et ma võin teile öelda, et ma ütlen teile, mis Taanis toimub ja nad ütlevad, et Rootsis ei ole ju asi sama. Jah, ei ole sama, aga lähedane, nii et Markusel on siin hea mõte, et kui te vajate, peate dokumenteerima oma asutustele seda, et kormoranid on kahjustanud märkimisväärselt teie kalavarusid. Ja selleks, et neid natukene reguleerida, on see üks päris keeruline ülesanne. Mulle tundub, et teil on jätkuvalt hästi funktsioneeriv kalasüsteem. Kormoran on seda küll muutnud, aga teie aluspunkt on hea. Nii et mida teie peaksite uurima,
on ilmselt see, et te peaksite koostööd tegema kalameestega, et te peate nõudma neilt seda dokumentatsiooni, mida te tahaksite kasutada ja kas teil on midagi, mis aitaks direktiive muuta või sinna panustada? Mis on esimesed märgid, on ilmselt see, mida Markus teada tahab, mis on esimesed märgid ja senikaua kui kormoranid on ainult järvedes ja rannikualal ja mitte jõgedes, see on üks esimene märk, et asjad on halvad, aga te peaksite uurima ka kisklust rannikualadel, te peaksite uurima ka rannikualade kalasid, sest et siinkohal on väga oluline ka uurima ka koha, sest see on oluliseks liigiks. Meil on veel publikust üks küsimus. Minu küsimus puudutab samu asjaolusid. Mida te arvate, Niels, mis on peamine või suurimad vead, mida teie valitsus on teinud selle kormorani probleemi lahendamiseks? Ma ei arva, et me oleme teinud selliseid vigu. Kui te küsite kalameestelt, siis nad võib-olla midagi ütlevad, aga mina viibisin juba 89. aastal koosolekul, kus kalamehed ütlesid, kui me praegu midagi ei tee, siis 20 aasta pärast meie töö enam ei ole ja me kõik naersime. Aga kõik need asjad, mida kalamehed tool hetkel ütlesid, osutusid tõeks, nii et nad võivad nüüd muheleda öelda, et meil oli õigus, aga nad ei kalasta enam. Nii et vigu on tehtud, aga Euroopa kontekstis on väga keeruline. Ma arvan, et meil olid esimesed 3-4 aastat, kui ma töötasin asutustega, naersid kõik, kui ma rääkisin kormoranide mõjust. Keegi ei võtnud seda tõsiselt. Aga siis me hakkasime läbi viima neid uuringuid ja asjaolusid dokumenteerima ja nüüd on toimunud väga suur muutus ja kõik, kes ministeeriumist alates ametnike tasandini on sellega seotud, võtavad seda tõsiselt, nad näevad probleemi ja nüüd on juba konsensus, et see on tõeline probleem. Nüüd me lihtsalt otsime lahendusi ja siin me peame teie poole vaatama, sest et me ei saa ennast välja küttida sellest olukorrast. Isegi 2000 linnu küttimisel ei lahendame seda probleemi, sest kalu on väheks jäänud. Aga suurim viga on see, et me ei veennud Euroopa Liitu seda probleemi tõsisemalt võtma. Ja nagu ma alati üritan inimestele öelda, kui te ei usu, et see on probleem, miks te siis sellele niivõrd vastu olete, et me midagi prooviks teha? Proovime, see ei maksa mitte midagi. Võtame ühelt alalt, eemaldame sealt kormoranid, see ei pea olema ju 100 000 kormorani. Ja siis jälgime kalade elukeskkonda ja vaatame, mis juhtub. See ei ole ju raketiteadus, see on nii lihtne, seal ei ole mingit ohtu, mis sellega seotud on. Te ei sea ühtegi loomaliiki ohtu, te peate ainult veenduma, et teised linnuliigid, mis võiksid olla haruldased või kaitse all, selle tegevuse all ei kannataks. Meil on olnud selliseid fjordideski rakendatud lahendusi. Me eemaldame kormoranid ja vaatame järgmiste aastate jooksul, mis saama hakkab. Ma arvan, et see toob meid ka tagasi selle eetilise poole peale, aga kui ma pööran selle küsimuse ja liigun natuke edasi, võib-olla ma eksin siinkohal, aga ma ise olen kokku võtnud, siis praegu Eestis on meil plaan, mitte et kõik oleks sellega nõustunud, aga on plaan, et meil tekib suurem munade õlitamine teatud pesitsusaladel, mis on kõige suurema populatsiooniga ja teine pool on see, et ka tõsta ka küttimise, jahtimise osapoolt, et jahimehed kütiksid ka kormorane rohkem. Kas te arvate, et jahipidamine ja pesitsusaladel munade õlitamine on selline plaan, mis oleks Eestis edukas? Mis on teie mõtted? Ja siis ma tahaks tegelikult kuulda kõikide teie vaateid sellel teemal. Võib-olla me alustame Gunteriga. Kas munade õlitamine ja küttimine edukas plaan Eesti jaoks?
ma ei taha sellele küsimusele praegusel hetkel vastata, sellepärast et ma peaksin esmalt nägema seda lõppeesmärki nii munade õlitamise kui küttimise puhul, et avaldada arvamust, kas oleks tõhus strateegia. Nii et rohkem andmeid oleks vaja, aga teie vaatenurgast ma arvan, et asurkonna seisukohast siis küttimise ja õlitamise kombinatsioon on tõhus. See kõik peitub arvudes. Kui te 5% munadest ära õlitate, siis te ei saavuta mitte midagi. Ja nagu Niius näitas ka oma uurimust öeldes, kui te kõik munad ära õlitate, siis see koloonia püsib seal ja nad söövad seal edasi. Nii et seal te kisklust ei vähendaks, aga Euroopa üleselt te kormorane vähendaksite, aga kuivõrd suurel hulgal. Nii et meil on vaja eesmärki ja me peame kohaldama siis ka vastavalt numbreid ja jõupingutusi. Niils, kas midagi on lisada? Jah, õlitamine on minu maailmas on see väga positiivne. Kui te räägite eetilistest asjadest, loomakaitseorganisatsioonid Taanis ütlesid mulle, et me parem eelistaks seda, kuid et seda teeksite humaansel viisil õlitades, mitte ei jälitaks neid kuulidega, kus pooled saavad hukka ja pooled jäävad piinlema. Nii et ka loomade heaolu eest vastutavad organisatsioonid on selle poolt. Õlitamine on väga hea, see on ökonoomiline. Seni kuni on neil pesad maal, siis te isegi ei sega neid, nad lendavad alguses ära, aga pärast nad harjuvad teiega ära ja tulevad teie lähedusse, nii et see ei ole suur majanduslik ega ajaraisk, aga neid tuleb õlitada väga palju ja kui me suudaks seda teha Euroopa tasandil selles ohjekavas, siis oleks suurepärane. Jahtimine on probleemi ringi liigutamine, te saate nad võib-olla ühest piirkonnast välja, näiteks Šveitsis on nad jõgedest eemale hoitud ja nüüd nad on järvedes. Mingil määral on see olnud edukas, aga Eestis teie jaoks on asi selles, et te peaksite kontrollima seda kormoranide populatsiooni, mis ei ole seotud toiduga, et see, kas on õlitamine või jahtimine, ükskõik. Aga midagi, mis hoiaks teid selle taseme all, sest siis te ei jõua nende probleemideni ja teie süsteem peab veel pikalt vastu. Võib-olla kalastamise mahud vähenevad, aga teil on vähemalt võimalus. Aga kui te selle võimaluse maha magate ja lasete sellel asurkonnal kasvada üle piiri, siis õlitamine koos mingi reguleeritud jahipidamisega on superlahendus, eriti kui te leiate need vabatahtlikud, kes seda jahti peavad, sest kui te maksma peate selle eest, nende kahjude eest. Ma ei tea, kuidas Eestis sellega on, aga Kesk-Euroopas on miljonid ja miljonid eurod, mis iga-aastaselt makstakse kormoranide kahjude eest, sellepärast et meil on kompensatsioonikavad. Tšehhis oli see mitmed miljonid eurod, nii et see on väga kallis projekt, nii et kui me räägime kormoranide reguleerimisest, see ei erine põtrade või näiteks Taanis ka rebastega tegeletakse, et nad oleksid teatud piirkondades eemal, kuna nad jahivad neid piirkondades, kus on lindudega probleeme. Aga see on see, mida me teeme, me reguleerime olukorda. Ja te peate seda tegema kõige paremal, tõhusal viisil, et see ei oleks liiga kallis ja see ei tohiks kahjustada ka looma ennast. Need on teie nägemus ja Lauri, ma arvan, et tuleb mõelda globaalselt kohalikul tasandil oleks parim, sest nagu me nägime, kahjuks Euroopa kormorane oli juba, Eesti kormorane oli märgatud Taanis juba 20 aastat tagasi, nii et Baltimaade ülene liikumine samuti toimub. Nii et kui te vähendate
seda asurkonda ühes pesitsusalas ei ole sellel suurt mõju, näiteks nagu ka Taanis, kui nad seal õlitavad mune ja Eesti toodab neid linde juurde, siis ei ole tõhus, aga kui me teeme seda kõikides selles kogu pesitsusalas, kõikides riikides, siis oleks sellel hea tulemus ja tihti arutatakse, et kas me peaksime tegema midagi, millel ei ole mingit mõju, siis nagu Niels ütles, muidugi on sellel mõju. Muidu ei oleks keegi selle vastu. Aga me ei näe seda ju enne, kui me ei proovi, me ei saa mudeldada kõike ette valmis, me ei saa ainult toetuda andmetele ja mudelitele, me peaksime ka katsetama. Karola, kas teil on midagi lisada? Ei, olen öelnud omalt poolt kõik. Gunter, kas on midagi, nüüd kui oled natuke seedinud teiste inimeste vastuseid või liigun ma viimase küsimuse juurde, mis on kokkuvõttev küsimus? Võime liikuda viimase küsimuseni. Siin on see koht, kus tuleks küsida, kuidas siit edasi liikuda. Ja kuidas me veendume, et inimesed, sest meil on seal ka üks käsi tõstetud, ma tulen kohe selle juurde tagasi. Liigume selle härra juurde. Enne kui ma hakkan rääkima, palun äkki lõpetage oma kokkuvõte ja võib-olla siis ma sulandun paremini oma küsimusega siia. Jah, minu küsimus on, kuidas siit edasi liikuda ja kuidas me saame olla kindlad, et inimesed, kellel on erinevad vaated või vastuolulised, kes oponeerivad sellele, oleks ka lahendustesse kaasatud. Kuidas me liigume edasi? See on ka teie kommentaar ja vastus. Jah. Kõigepealt tutvustan ennast. Esindan Läänemere nõukogu ja selle organisatsiooni täidesaatvat komisjoni. Ma sooviksin õnnitleda kõiki selle töötoa organiseerijaid. Tänan kutse eest. Ma näen ja ma olen kindel, et see tundub välja nagu väike töötuba, aga ma kuulasin, et meil on veebis 100 inimest. Nii et see tundub olevat huvitav teema kõigi jaoks. Ja ma usun, et see on hea samm leidmaks tasakaal loodushoiu ja ohjamise vahel. Meie oma nõukogus organiseerisime kiskluse ja kormoranide kiskluse teemal 2 konverentsi ja ka hüljeste teemal, mis rääkis siis rakendatavast seadusest ja teadusest, teadlastest. Ka Niels oli seal kohal ja teadlased Läänemere piirkonnast. 6 aega tagasi me arutasime lahendustest ja kaitsemeetoditest ja tasakaalust. Ja ma tean nüüd, et pärast seda arutelu, mis meil 6 aega tagasi oli ja meie dialoog, mis põhines faktidel, ja otsisime siis, see tasakaalu otsimine on see viis edasi liikuda ja ma tahtsin teiega jagada. Ja ma arvan, et see on ka vastus teie küsimusele, et kuhu edasi liigume. Meil oli töötuba ja ma kiiresti näitan teile, kui keeruline see arutelu oli. Ja kõigi arvamusi arvestati. Nii kiskluse ohjamisel kui kaitsmisel, et kormoranide ohjamine ja kaitsmine Läänemerel on suureks väljakutseks ka teiste liikide raames, eutrofeerumise raames. Kormorandid on alati olnud ökosüsteemi osa Läänemere piirkonnas, olgugi et nad ei ole olnud sellistes arvudes nagu
praegu seda näeme ka vähenenud kalavaardudes, me peame leidma tasakaalu konserveerimise ja ohje vahel. Teaduslikud andmed, mis töötoas ka tänu Nilsile esitati, on andnud väga hea suunis, et kormorandid ei ole Läänemeres ohustatud. Töötoas käidi välja mõte, et see arv peaks olema 200 000 pesitsuspaari ligi. Mis praegu kõige olulisem on nende faktide valguses ja arutelu tulemusena, PISAC-i liikmed leidsid soovitused, me leidsime konsensuse soovitustes juhtidele ja need soovitused hüljeste ja kormorantide ohjel ja kaitsmisel avaldatakse tuleva esmaspäeval ja see jagatakse ka teiega. Ma loodan, et see arutelu jätkeb ja see aitab juhtidel Brüsselis ja pealinnades, liikmesriikides jätkata selle aruteluga, et neil oleks aus dialoog ja ma arvan, et meil tuleb veel selle platvormi raames kokkusaamisi ja ma palun teil kõigil nende aruteludega liituda. Me tahame kuulda kõikide arvamusi ja PISAC avaldas selle Euroopa Liidu toetusel ja see on avaldatud ka kõikides Balti riikide liikmesriikides. Nii et suur tänu, ma kasutan seda võimalust siin ka, et tänada Nilsi ja teisi teadlasi. Suur tänu teie osaluse eest ja et te jagasite oma töö tulemusi ja me ootame dialoogi kõikide osapooltega. Günther, ka sinuga. Suur tänu. Ja kuna nüüd tuleb kuidagi kokku võtta, aeg on juba läbi, siis kuidas siit edasi liikuda? Kui keegi tahaks kokku võtta. Karola, palun. Ma alustan. Nagu ma ütlesin alguses, siis mulle väga meeldis siin arutelu. Mulle meeldis see, mida kuulsin ka Balti riikidelt. Ma arvan, et te olete esirinnas, aga palun ärge meid unustage. Saksa lõunaosas sõltume ka sellest, mida teie otsustate, nii et teie otsusta ainult mitte enda eest, vaid ka ülejäänud Euroopa eest. Günther, minu viimane mõte on see, et inimesed on rumalad. Me peaksime olema palju paindlikumad. Näeme, et kormorani tasurkond suureneb, mis viitab sellele, et neil on lihtne kala merest kätte saada, aga mitte seda kala, mida me tahaksime, et nad püüavad. Nii et me peaksime olema paindlikud nagu kormoranid, et me suudaksime neid kalu ära kasutada ja oma hüvanguks ja see kujutaks endast ka kormorantidele konkurentsi. Kas on mõni lahendus, millega teie oleksite nõus jätkama või ornitoloogid, linnuteadlased oleks nõus pärast tänast eest vedama? Ma ei saa aru, mida te silmas peete. Mis oleks kõige olulisemad asjad siin täna arutletu tarvesse võttes edasi arendades? Nagu ma ütlesin, siis Eestis on vaja andmeid. On vaja andmeid selleks, et näha, millise mõjuga on tegemist. Ja siis me saame arutleda ja panna paika eesmärgid ja strateegiad. Aitäh selle eest. Lauri, palun. Ma arvan, et meil oli üsna hea kava olemas, me uuendasime nüüd kormoranide ohjakava Eestis. Ja kuidagi see tühistas varasemad teadustulemused, aga igatahes. Teadlastena meeldib meile teadustööd teha ja me teeme seda. Ma loodan, et looduskaitse pool muutub pigem ka selliseks ökoloogiliseks inimeste silmis. Me peaksime tegelikult tegelema probleemidega, mis meil on. Meil ei ole paljude linnuliikidega probleeme. Paljude linnuliikide arvukus kas väheneb või suureneb ja kui neid liike ohjata, ma arvan, et me peaksime neid võrdsena võtma.
näiteks rannaaladel läheb teatud liikidel võib-olla paremini. Kui on vaja kormoranide suurkonda piirata, siis peaks me tegelikult arvestama, et me kogu aeg tegeleme looduse ohjamise või haldamisega. Ja peaksime seda kõikide liikide lõikes tegema. Niils, teie kokkuvõtvad mõtmed. Olen igati Lauriga päri. Ma arvan, et me peaksime kaitsma nii palju kui võimalik, kõik taandub haldamisele Taanis, kui rääkida loodusest ja looduslikest protsessidest, siis põhimõtteliselt ei taheta sel teemal vaielda. 2% maast on loodus ja ülejäänud on kõik põhimõtteliselt kasutusest väljas selles mõttes. Ma arvan, et see taandub kõik ohjele. Mulle meeldiks, kui ohjet ei oleks ja inimesed saaks sealt võrrandist välja võtta ja kõik loodus saaks algse seisundi juurde tagasi pöörduda. Mul on väga hea meel teha teiste organisatsioonidega koostööd, sealhulgas looduskaitsjatega, kalade kaitsmise projekti raames, aga tahaksime ka BirdLife Europe'iga rohkem koostööd teha. Kui kuulada BirdLife Europe'isse, siis teie huvi on kaitsta linde. Teil ei pea olema kuidagi poolehoidu kalade suhtes. Need organisatsioonid peaksid vaatama seda, et kormoranid ei sure välja. Ja me teame ka, et väga paljusid teisi liike mõjutab negatiivselt see, mida me teeme. Seda tuleks arvestada. Kui mina lähen kuskile läbi rääkimisi pidama kalade üle, mida ma üritan kaitsta ja ütlen, et teised loomad mind ei huvita sellest, et me räägime kaladest, sest nendega on probleem. Ma arvan, et meil ei ole omavahelisi probleeme kui selliseid. Tihti kujutatakse seda sellena. On suur erinevus selle vahel, kas esitad teaduslikku vaadet, meie tutvustame siin teadlaste vaadet, teie esindate siin organisatsioone, näiteks Euroopa õngitsejad on ka üks esindusrühm. Need organisatsioonid püüavad kaitsta oma põhimõtteid ja ma arvan, et nii peakski olema. Niimoodi mitmekülgne ühiskond toimibki, me ei peaks ära unustama, et me kõik töötame ühe eesmärgi nimel, nii et inimesed ei hakkaks üksteist Facebookis pihkama sellest üle kellelegi tolku. Selle on kõigi jaoks kahjulik. Ma arvan, et me oleme edusamme teinud ja viimased 10 aastat, mil mina olen asjaga kaasatud olnud, mida enam olla kaasatud Euroopa tasandil, tundub mulle, et aina enam inimesi suhtub asjasse tõsiselt ja püüab midagi ära lahendada. Nii et kui me saame kuidagi koordineeritud juhtimise paika, siis saaksime ka kenasti edusamme teha. Võib-olla kõiki probleeme see ei lahenda ja ma olen kindel. Ma olen kindel, et see võib-olla ei ole väga kallis, ei kahjusta väga palju. Ma olen kindel, et saame kõigiga hakkama. Võtsite kenasti kokku, kui inimesed asju haldavad, siis nad loomulikult vastutavad nende eest. Nii et meil ei tuleks seda ära unustada, et kui me vastutame, siis tuleb veenduda selles, et midagi ei läheks nii, nagu me ei tahaks, et see läheb. Ma ütlen kõigile teile suur tänu veel kord. Suur tänu kõikidele esinejatele tänaste ettekannete eest. Ja arvan, et elame näeme, mis saab. Soovin teile kena õhtut ja teeme kõigile ühe suure aplausi. Suur tänu, et jälgisite meid ka veebi vahendusel. Aitäh!